Lapsed ei oska eristada. Sina pead olema see, kes aitab lapsel mõista. Mida see tähendab? Kui kaks last lähevad omavahel konflikti, siis lapsed tunnevad neid konflikte otse ja vahetult. Ta ei hakka nagu analüüsima, laps ei hakka eristama, laps on vahetus kogemises. Aga kui sellel lapsel on väga-väga tark lapsevanem, kes suudab eristada tunnet ja mõtet ja kes suudab eristada seda, mis on reaalsus, nagu päris füüsiline reaalsus ja mis on tunde ja mõtte tagajärjel tekkinud reaalsus, siis need lapsed on väga-väga hästi hoitud. Mida ma pean silmas, et meil on kaks reaalsust? Mõtle üks mõte, millel on taga hästi naturaalne tunne. Näiteks ma olen loll. Ma olen paks. Mina ei oska. Avasta, kui mõte ja tunne võtavad käest kinni, siis sa usud neid. Kui mõte ja tunne kinnitavad teineteist, siis usud seda. On mul õigus? Ja kui mõte ja tunne ei kinnita teineteist, siis sa ei usu seda. Ehk mõtle nüüd selline mõte, et ma täna võidan 1 000 000 eurot. Avasta, sul tunne ei kinnita seda, sa ei usu seda, see tundub sinu jaoks nali. Ja nüüd, kui lapsed lähevad omavahel tülli, siis nemad ei suuda eristada, mis juhtus päriselt. Nemad tunnevad seda tunnet ja mõtet. Õde on vastik, õde on loll, õde on bla bla, õde tahtis mulle halba teha. Nemad usuvad seda, mida nad tunnevad ja mõtlevad. Nii et väga paljud lastevahelised tülid tulevad usu tõttu, eristamise oskuse puuduse tõttu. Ja kui sina nüüd mõtled, et okei, võib-olla see nii ongi, on ju, ma ju näen, et mitte midagi suurt ei juhtunud ja ometi niivõrd suur selline emotsioon läks lahti ja ta tõesti usub, et tema õde ongi vastik ja paha, tema õde tahabki talle halba, siis sa näed ju, et midagi on viltu, kaks reaalsust omavahel on läinud tülli. Kumb reaalsus on olulisem? Kas see, mida laps usub, et ta tunneb ja mõtleb või see, mis oli päriselt? Fakt on see, et mõlemad reaalsused on olulised ja mõlemaga tuleb osata tegeleda. Aga kuidas seda teha? Kuidas lahendada selliseid konflikte, kus lapsed ei oska eristada? Kuidas õppida eristama? Mine võta teadlikumema.ee, võta kursused, võta konfliktide lahendamise kursus, peale pileti ostu kukub hopsti kursus sulle kenasti postkasti ja kuula nii õpi. Teeme aasta 2026 intelligentsete konfliktide aastaks. Selliste konfliktide aastaks, mis ei lõhu, vaid seovad perekondi. Head kursuse kuulamist.